Kallis televaataja. No vaat nii, ankrusajas on jõudnud nüüd sellise koha peale, oleme Laaksaare sadamas ja väga paljud meie head vaatajad on ju käinud siit Piirissaarde ja tagasi sellisel mõnusal ajal kui see Koidula, kes seal nüüd seisab ja ootab seal paremaid navigatsiooniaegu. Meie läheme täna, võtame teid kaasa väikesele retkele ja just nendel inimestel, kes ei ole kunagi hõljukiga sõitnud, kaasa arvatud mina, kes ma ühe korra olen, aga siis ma ei mäleta sellest midagi, aga sellega ei ole nüüd ka mõttekas hoobelda. Kõigepealt aga kapten Mart Toots on nüüd ajamas siis hõljukile see vist starter. Nii, nüüd käib ja teeme ühe reportaaži sellest, kuidas talvisel navigatsiooni hooajal saab siis Laaksaarest Piirissaarde ja tagasi ja millega. Tundub, et Mardil on, vaatame, kas ta üles veab üldse või veab. Ega ta vist üles ei vea ennast enam, jah. Me peame sealt siis poeme sisse ja vaatame, kuidas siis rännak seest poolt välja näeb, kas juhitakse rooliga, kangidega või siis mõttejõud. Tõukame tagasi, jah. No jaa, nüüd me tuli väike takistus, et me peame natuke lükkama hõljukit tagasi, võtab õhupõde alla vähe. No nüüd me oleme saanud hõljukisse sisse ja siin on kapten Mart Toots. Tere, Mart! Tere! Et alustame siis reisi Laaksaarest Piirissaarele hõljukiga. Sõit on umbes 10-15 minutit ja paremad kiirused on meil olnud 90 km tunnis. Vaatame, kuidas täna läheb. Kuidas selle hõljuki nimi on? Selle hõljuki nimi ongi Laaksaare hõljuk. Aga ei ole mingit Heljot pandud või mingit ilusat nime Eeva või? Nüüd pidi olema keelenõukogu mingi info, et on tiivikliikur või kuidagi on see eestikeelne õige nimetus. Tiivikliikur? No midagi jah, sükest. Aga me helistame piirivalvele ja ütleme, palju meid on. Palju meid siis on? Meid on siin 3 meest, 4 meest, 5 meest. Lisaks Mardile on siin, üks mees on siin. Tere, mina olen Kaute, kuidas nimi? No mina olen Madis, jah. Madis muidugi. Madis, sina oled vana Piirissaare elanik või täna oled sa sellega seoses siin, et sa oled Mardi? Mina olen jah Saadjärvelt ja tulin Mardiga kaasa, Mardi isa juhtumisi. Aga siis ongi niimoodi, et sa pead ikka pojaga kaasas käima, et ei usalda? No esimest korda ja Mart kutsus ja kasutasin seda võimalust, et kah elamusi talviseid saada. Aga Mart, tema vee peal liikumisega on sellepärast hästi juba sina peal lapsest saadik, et ta just sealt Saadjärve kandist pärit käib. No nii on läinud jah, et isa oli treener ja purjetamise treener ja poisid kõik käisid trennis ja siis kõigist said meremehed ja Mart on nüüd nad siia maabunud. Seda pardi häält teed sa sellepärast, et nüüd ma kõik teavad, et sa taga selle tiiviku käima, et see on siuke hoiatussignaal turvalisuse pärast, et keegi, kes taga hõljuk ümber liiguvad, et teavad, et hõljuk hakkab sõitma. Nii, ja siin on siis plotteri pealt on näha, et sa küllake laiast diapasoonis seal sõitnud, niimoodi see on nagu tuule tõttu on see kõik niimoodi. Jah, aga hõljuk ei sõida nagu rataste peal, et otse, et siin tuul lükkab ja on see triiv päris suur. Aga rooliga juhid nii, mida sa veel, kuidas ta autost erineb ikka selles mõttes, et rooli sa keerad, aga gaasi annad sa, kuidas? Siuke nagu kang ja panen pöörded, siis tekitab õhupadja alla ja taga tiivik järjest rohkem lükkab hoogu juurde. Et nüüd hoidke siis kinni ja hakkame liikuma.
jääme siis kinni ja televaataja hakkame minema, meil on seal taga veel toredaid reiseid, aga nendega saame pärast rääkida. Niisiis, tee pealt küll, ei ole nagu muret. Ja tunne on nagu driftimine käiks. See on selline päris, kui kaua sul, Mart, selle asjaga harjumine läks? No ma 3 aastat tagasi alustasin ja ma arvan, et üks päev treeningut ja siis oli kõik okei, et kõige raskem oli sinna kalda pealt üles sõita ja kuuri pööramine. Aga jää peal ei ole viga, et sellega läks kergelt. Aga kui nüüd ei ole selline praeguse neid jääolusid, sa hindaksid, et on väga head või? No praegu väga hea, aga siin aasta tagasi samal ajal oli meil jää ja vesi ja siis selja taga oli näha, kuidas jäätükid kõik vajusid. Aga Õlluk ongi mõeldud, saab sõita jää peal, saab vee peal sõita, saab kalda peal sõita, kui on niisugune silepinnas. Sa teda niimoodi ikkagi päris hea hoo pealt ümber ei saa ajada kuidagi? Ei ole võimalik, jah. Et ikkagi libiseb mõnusalt. Aga kui on ikkagi suur, küljetuul on maru kõva ja on jää peal on sellist vett ka, et see haakumispind on ikka hästi väikene, et siis on ikkagi suured raskused, et sa pead ikkagi pööre eest sõitma. No ikkagi võimalikult otse, et kui väga külg ette läheb, siis ta teinekord võib raputada küll korralikult. Kui palju praegu saare peal selliseid inimesi on, kes seal püsivalt elavad? Suurusjärgus? No siuke paarikümne ringis on, et suvel on seal 100-200 koos siis külalistega. Ja, aga praegu ongi niimoodi, et see Õlluk ongi saare elanike selline ainukene ühendus siis muu maailmaga. No põhimõtteliselt küll, et nüüd see talv on siuke üsnagi ilus, et nüüd on tehtud kuuseokstega märgistatud, võimegi sinna poole sõita, et saavad inimesed ise saanide ja ATV-dega sõita ka saarele. Et eelmise talvel seda võimalust ei tekkinud, sest jää oli liiga õhuke. Kuidas praegu Koidulaga on? Koidula ootab mõnusat jää sees uut navigatsiooniperioodi ja muidu on ta heas vormis. Koidula on heas vormis ja nii kui vesi lahti on, siis jälle sõidame. Nii on. Palju see jääpaksus antud hetkel on, et me oleme praegu jaanuarikuu lõpu osas. Tegelikult jaanuari 28. päev on see, et jääpaksus on oma jagu. No kuna lumi on peal, siis ta on nii intensiivselt ja külm, aga hetkel on kuskil 20-25 sentimeetrit. Selge. Ja see on siis selline ametlik kuuskadega ära märgistatud tee, et see on kontrollitud ja selle eest vastutab siis kes? Selle nüüd Saarevaht siin kohalike abilistega tegid valmis ja et ongi pandud 50 meetri tagant kuuseoksad, et kui pole ühtegi navigatsiooniseadet, on pime või udu, et siis on võimalik nende järgi ikkagi kenasti saarele jõuda või mandrile. Aga siin neid igaks juhuks vist ütlema üle, et keegi nüüd autoga kindlasti ei tasu tulla siia. Autoteed ei ole avatud jah, et see on ikkagi mõeldud maastike sõidukilegi, et mootorsaanid ja ATV-d. Et oled sa näinud ka kedagi, kes on juba tahtnud tegelikult tulla siia või on mõni juba sõitnud ka kõik autoga, et või ikka nii hoitakse ikkagi kinni sellest piirangust? No sellel talvel pole veel keegi autoga proovinud, aga ilmselt inimesi on, kes ikkagi sooviksid. Et kui oli aastaid tagasi viimati jäätee saarele, siis käis ühe päevaga 400 autot käis saare peal. Ma arvan, et kohalikele elanikele kõikidele see päris rõõmustav areng ei olnud. No see tuli nii ootamatult, eks kui oleks teatud, oleks võib-olla pandud supimüük ja pirukamüük käima. No et on, aga praegu Mart ütleb, et keset nädalat siin sõidame, meie reisijaid on kokku 4 tükki, 4 huvilist reisijat. Et oskad sa või julged sa soovitada, et tulge talvel ka Piirissaarele, kuigi vist väga oluliselt teha siin midagi ei ole praegu, et lihtsalt saab tiiru ära jalutada ja tagasi, kui me praegu sõidame, jõuame kohale kuskil enne kella 11 kolmapäeval, et tagasi sõidab Õllukuna. Täna kell 2 tuleme tagasi, siis homme sõite pole ja edasi on reede, laupäev, pühapäev, et kokku ongi 4 päeva nädalas, kolmapäev, reede, laupäev, pühapäev.
ja saarel on juba nii palju teha, et kes pole elus kunagi varem õljukiga sõitnud, siis juba tasub tulla ja siin on käidud ka pikniku pidamas, et on tehtud lõket ja grilli ja lihtsalt tore välja sõit. Muidu tavaliselt on ju nõnda, et kui on selline talvine aeg, siis see on väga piiratud ressurss, ütleme see ühenduse pidamine, et kutsuda kedagi veel nüüd niimoodi õljukiga sõitma, aga seda praegusel juhul võib teha, et saare elanikud hätta ei jää, kui turistid käivad ka talvel, et ei osteta pileteid nende eest ära. Lisaks graafikuvärksetele reisidele on meil lubatud teha, kes siis on järjekorras, võime edasi-tagasi lisareise teha, et igal juhul saab siis saarele ja saab ka saarelt tagasi, et võib julgelt tulla. Vaadake siis jah, Kihnu veeteede kodulehekülje pealt üle, seal on, ise soovitaksin sellist kolmapäevast päeva, siis on nagu inimesi on vähem ja saate teha sellise elamusliku sõidu. Mart juhib siin ja tal on praegu läheb päris hästi. Mulle tundub, et 70 kilomeetrit tunnis, et see on juba keskmisest parem kiirus. Mina ei ole, olles seda Laaksaare ja Piirissaare vahet sõitnud väga palju, lugematuid kordi, ei ole sellise kiirusega saanud küll tegelikult kunagi siin liikuda, nii et näed, punased poid tulevad. Ma mäletan küll, et sa ikkagi ka hoiad ka praegu jää peal sõites, püüad hoida sellist joont, et sõidab poide järgi. No talvel ikkagi ei pea nende toodrite järgi liikuma, aga hetkel võtsime ikkagi punasest paremalt mööda, nii nagu peab. Eks see on ju ka sisse harjunud. Et praegu siis jäätase ehk siis veetase on päris heal kõrgel tasel. Vett on, jääd on, lumi peal, nii nagu talv olema peab, väljas on 15 kraadi külma ja... Aga praegu nüüd on küll niimoodi, et kui see kevad peaks tulema, siis on prognoositavalt ka mingi selline periood, kus ei saa ei hõljukiga enam ja laevadega veel mitte, et see võib selline periood tulla. No kõige rohkem siuke nädal või 2 on vahepeal, kui ühendust saarega pole, aga kohalikud on sellega harjunud ja on toiduvarud olemas. Sa võtsid vahepeal hoo maha sellepärast, et ta oleks parem ära keerata siin. No momendil jah, ta hoo pealt ei pööranud hästi, siis ma lasin hoo seisma, et saaks õljuki otseks. No väga hea, aga siin tavaliselt nüüd me olemegi siis Piirissaare, nii-öelda Piirissaare kanalis. See tähendab alati suvisel perioodil siis laevaga tulijatele pika veepealse reisi nagu lõppu, sadam kenasti paistab ja meil on hea vaadata ka, et kas Timofeil, Timofeil on siin praegu sünnipäev kuskil sellel perioodil. Eile sünnipäev ja Timofei on Piirissaare liinis töötanud sellest ajast peale, kui Koidule ehitati, et on kõige staasikam laevatöötaja, et loodame, et me näeme ka siin saare peal. No loodame ja vaatame, mis Timofei räägib ja mõnikord on ta isegi sellise väikese banketi üles sättinud, ega see veel Timofei ei ole vist? Saaniga Timofei tavaliselt liigu, et ma arvan, et see on keegi teine. No nii, reis Laaksaarest Piirissaare on lõpule jõudnud. Saarevaht ise võttis meid vastu ja Timofei kõnnib seal, jah? Ikkagi oli Timofei, jah. Ma tein väikse kannaka, pööran ringi meid. Kannaka, jah, et nüüd võtan korra maha ja panen pöörded juurde, et siis saab koha peal. Timofeile natukene lund ka sünnipäevaks. No see käib asja juurde. Sinna kai äärde ja siis olemegi kohal, teeme luugid lahti ja... No niimoodi, esimene selline reis on tehtud ja vahepeal oli siis palju meie tippkiirus siis korra oli? Seekord oli 70, et ka paremad kiirused on 90 kilomeetrit tunnis. No nii, väikene randumisprotseduur ja siis saame juba vaadata, kas Timofei on pika laua meil katnud või on juba kõik otsas. Ja näitame tagareas ka mehi. Meil olid head reisijad kaasas ka, näed, kõik on... Tere! No võt, sellised mehed. Kuidas nimi on? Minu nimi on Taavi. Tere! Taavi, väga hea. Siin kõrval on... Ainar on meil meeskonna liige Koidule peal. Jaa, tema ju müüs meile pileteid ja Timofei on ka seal. Tere, Timofei! Timofei!
palju õnne sünnipäevaks! Väga tore! Tulime Timo Vei sünnipäevale tegelikult natukeseks ajaks. Ja Timo Vei, sul nüüd on juba, kui palju, sul said 50 juba? 15 aastat, et töökoht. 15 aastat oled juba tööl olnud, jah. Kuidas saare peal praegu on? Kõik on hästi? Ja. Talv on korralik? No ja. See on mõnus. Kas sul... Soe ja kõik voolu on ja. Kõik on olemas. Palju õnne. Очень много. Очень много. Здоровая тебя. Столько не помню. No vaat ja meie lähme nüüd praegu sadamahoonesse, vaatame ennast kenasti sooja ja kui laseme nüüd siit pilgu üle käia, siis pisut teistmoodi näeb välja Piirissaar talviti, kui ehk suvel harjunud oleme, aga nagu nägite, siis ühendus talvel on isegi võib-olla kiirem ja mõnusam. Saime sadamahoonesse kohale, et see on siis mõeldud inimestele ootamiseks ja meeskonnaliikmed saavad siin ka puhata. Just nii on, et laevas seda majutust taga ei ole nagu ehitatud, et siis meil on siin üks või vahest 2 tuba kasutada, et saavad meeskonnaliikmed siis ikkagi normaalselt puhata. No vaat nii on, et kuidas see välpmine on, et nädal aega tööl ja siis nädal aega kodus või? Ütleme suvisel ajal. Suvisel ajal on need, et no põhimõtteliselt 2 nädala graafik, 2 tööl, 2 vaba, aga nüüd sellest möödunud suvest oli meil niimoodi, et enamus ööd olime ikkagi Laaksaare poolel, aga nädala lõpudel olime siin ja siis siin on head tingimused, et saab ilusti elatud ja oldud. No vaat nii, vaatame korra nüüd ringi ka, ka siin on üsna selline rahulik, spartalik värk, et 2 tuba ja kõik eluks oluks vajalik. Aga kui on sellised ajad, kui ei saa näiteks laev väljuda ja on siin tulnud saare peal inimesed, kes tagasi ei saa, et siis nad saavad siin ka pikali visata. No nii ka, ma olen siin 3 hooaega töötanud, 3 aastat siis, et siiamaani pole ühtegi reisi pidanud ära jääma, et ei ole pidanud ka ühtegi reisijat sadamasse nii õuega sisse magama jääma, et kõik on saanud kenasti ikkagi mandrile. Väga mõnus. Vaatame siit kaardi pealt ka. Nüüd me siis tegimegi hea vaata väga pika, väga suure ohtliku merereisi. Laaksaarest hakkasime ka tulema siit niimoodi ja jõudsimegi siis Piirissaarde välja. Et siit saab tegelikult, oled sa õllikuga sõitnud siit praegu teistpoolt kanalist välja ka? Et õlluki läbi kanali ei ole sõitnud, aga siin harjutamise mõttes, et kui olid jää ja vesi lahti, et see siis ümber saare ka sõidetud, aga Piirissaar on selles mõttes eriline jah, et kanal läheb saarest läbi ja sadam asub keset saart, et selliseid saari mina nagu rohkem ei teagi, kus on sadama keset saart. Aga kui ma siit veel korra näitan, ega siit, kui sa ümber selle siit sõidad, siin on juba ju Venemaa, on ju. Siit hakkab juba minema, et see vahepealne tiir on sealt üsna täpne, see käega pead olema. No ta nii hull ka ei ole, et seal 500 meetrit on ikkagi ruumi, aga eks neid inimesi ikkagi aeg-ajalt on, kes ikkagi eksivad teisele poole piiri. No vaat on jah, et siin väga palju lugusid ju on, kus hakati Laaksaare poole minema, aga Lustivesi oli teinud oma töö ja siis mindi jälle siit kuidagi tiiruga ja siit mitu korda ja on siin enam-vähem nädal aega Venemaal oldud, et praegu ei soovitaks sellist retke siis suurt kellelegi. Ilm on hästi ilus, äkki teeme väikse tiiru saare peal ka veel? Igal juhul, et meil on siin kohaliku inimese poolt antud auto kasutada meeskonnaliikmetele, on ka tegelikult siin eelmise kapteni poolt pärandatud auto ka, aga too vajab natuke remonti, aga vaatame, kas siis kohalik auto meil läheb käima, et see on mitu kuud seisnud ja siis teeme väikse ringi peale saarele. Vaat niimoodi me oleme siin on nüüd selle kaardi pealt on hästi näha selle kanali ajalugu. See siis kuskil Põhjasõja ajal hakati seda siis rootslaste poolt tegema ja mõte oli selles, et nad peidavad oma laevad siia vahel ära.
Just nii oli jah, ja hiljem oli siis juba see mõte, et kalurid siit said siis ikkagi otse suurele Peipsile, mitte ei pidanud siis siit lõuna poolt Lämmijärvest minema, et No see kõik oli siis ikka puhtalt labida töö ju kõik. nii oli jah. Just. Esimene sadama koht oli siis siin lõuna otsas ja siis siin on inimesed rääkinud, kes laevaga sõitnud, et kui lapsepõlves siin käinud, et siis oligi ilgelt pikk maa oli kõndida siia saare keskele, siis läks sild üle, siin pildi peal ka näha, et siis sai alles siia, kus need külad asusid. Need on jah sellised korralikud ilusad insener-tehnilised ikkagi rajatised. Need 4 obust on peal ja kandis kenasti ära, aga siiani kaevati ära ja siis see osa tehti siis juba nõukogude ajal. See oli hiljem jah, et saaks kalale minna, et siin Piirissaarel oli siis 2 põhiasja oligi sibulakasvatus ja kalapüük. No võt nii, aga see osa juba kaevati siis nähtavasti juba siis mitte ainult kondi jõul, vaid olid juba mõned kopad kaabiks. Kopad kaabiks ja siin on hiljem ka süvendustööd tehtud, aga praegu laevaliiklus ikkagi on saare keskel, et see põhja poole saab, kui on vesi kõrgel, kaatritega ilusti liigelda, aga ka september-oktoober siis läheb seal põhja otsas juba ajab see järv seda liiva täis, et siis võib sinna kinni jääda, et siis enam sealt paadiga läbi ei saa. No, siin ongi Piiriküla, Eesti küla, Mesaküla, Tooni küla, et kõik see on koondunud tegelikult ühte väikesesse piirkonna, ülejäänud selline Piirissaar on ju selline mõnus, no ikka soo. Soo jah, ja nüüd oli siin esimest aastat ka kasvatati veiseid ja veistega oli ikka kummaline lugu, et kas 6. või 7. katsel siis saadi need viimased 3 kätte, sest nad lihtsalt ei olnud nõus minema Piirissaarelt ära. No aga kui sa ise oled veis näiteks, niimoodi sa ei taha ju minna, seal mandri peal on inimestel igasuguseid plaane sinuga ju. No nii on jah, et siin saarel selliseid plaane üldiselt ei ole, mis võib-olla mandri peal võib juhtuda. No võt on, aga siin on teisi loomi ka, kes ei taha nagu mandrile minna, need metssigu on minu eest üks vahe tundus, et sigu on rohkem kui inimesi Piirissaarel. No ja vastab tõele, et ega siin vahest pilte liigub, et on ilus muru kõik üles kaabitud ja kui tulevad jahimehed, siis muidugi nad ühtegi siga kätte ei saa, võib-olla saavad 3 põtra, et need sead on siin ikkagi päris kavalad ja elavad siin ikka oma mõnusat elu. Nad teavad, täpselt tunnevad ka inimest, et mulle on tulnud 3 tükki korraga vastu. Suine aeg ja nagu ma algul mõtlesin, et need on kellegi omad. Inimest ei kartnud mingilgi moel. Nad lihtsalt päevasel ajal tulid mööda küla tänavat. No kes nad turisti ei kardagi, aga jahimehed tulevad, siis neid kätte ei saada. Ei saa, jah. Nad ikka tunnevad selle, sea nina on ikkagi ju suur, ta tunneb selle relva lõhna ära. Aga me tulime praegu siin nüüd vaatama seda, et ajaloolisel Piirissaaril teha ühe ajaloolise aparaadiga väike tiir. See on siis kohaliku külamehe poolt laevameestele annetatud auto. Mis markis on? Selle annetatud autoga me ilmselt sõita ei saa, aga selle kõrval on üks auto, millega on lootust, et ta saab sõita, et Piirissaare Jaak on meil selle loo andnud. Aga need autod on kõrvuti, et seal on ka näitame siis, mis Uno meile siis pärandas. No vaatame. See on Uno poolt jäetud auto. Siin praegu akut peale pole, aga meil on ka vastav numbrimärk, et kõik aru saavad, et mis autoga tegemist on. Chrysler, see on ikkagi vana kaptenit auto olnud. Automaatkäist, bensuauto iseenesest töötab, vahest läheb keema, võib-olla jääb seisma, aga kui hästi läheb, siis jõuab sadamast tagasi ka. No vaatame. Aga me ei hakka siis selle Chrysleriga jamama, et võtame Jaagu auto. Võtame Jaagu auto. 4 kuud ei ole töötanud. Ma arvan, et ei tööta praegu ka. Siin keegi auto uksi lukku ei pane ja võtmed on autos olemas. See on bensukas või? Vist minu teada on diisel. No. Siis on nagu jah. Aha. Tuled vilguvad. Käib. See ongi Piirissaare operatiivauto, tal on kogu aega näiresignaal on peal. Et ja mis on salata, ega sageli inimesed, kes Piirissaarel autoga sõidavad, võib-olla ei olegi ka mandri mõttes kogu aeg legaalsed.
et ongi hea, kui kogu aeg signaal on peal. Mõtlesin, et teeme väikse patrulli siis saare peal. Natukene see jah vilgub kogu aeg, need ohutuled vilguvad, eks me oleme natukene ohtlikud ka. Siin saarel õnneks ei ole kindlustusega ülevaatus oluline, et kui need siin autod vilguvad ja või midagi siin ei tööta või ühte ratast all pole, siis võib ikka sõita. Jaa, nüüd olles ainult käinud seni, siis olnud selline suveturist siin, et tänavad on tühjad, nii nagu peab, paarkümmend inimest siis saare peal antud hetkel aastaringselt elab. Käime saare keskuse poole, tavaliselt saab siis pöörata, aga teeme üheksid suurema ringi. Pood on saare peal siis mitu päeva nädalas lahti? No, sellel aastal on pood reede, laupäev, pühapäev lahti, aga varasemad aastad oli ainult 3 päevati talvel. Ja nüüd on muutus on tulnud sellest, et see poepidaja on hea südamega inimene. Poepidaja vahetus, et see on noorem inimene Ruslan, kes 7 aastat sellega tegeles. Et ta siis sellest tööst ära ja siis andis teistele võimaluse, et nüüd käib Aleksei, et tal isa elab ka siin saarel ja siis vähemalt on toit saarel olemas. See on hea ja peavarin ka saare inimestel kenast olemas, et Piirissaarele omaselt on majad väga üksteisele lähestikku, sellepärast, et kuigi suurem osa saarest on tühi, siis sellist pinda, kuhu ehitada saab, on ikkagi saarel vähe. Et nad peavad lähestikku ehitama. No, tundub, et nii on. Et me jõuame kohe siia poe juurde. Siin siis on... Poepidaja, ega see elu kerge pole, et tal on siin see Aagis suvile, kus ta siis ennast majutab. Ise elab seal Aagis suvilas siin? Jah. Suisel ajal? No, talvel ka, aga... Talvel ka? Just. Nii, et ja poes sees ei maga sellepärast, et seal on jahe lihtsalt. No, kasulik on pood jahedana hoida, siis on vähem ressurssi külmkoppidele. Ja ise elad siis väikeses putkas ja soojendad ennast seal. Et praegu tõttu ja tagapool on ka radar, mis siis piilub seda, kuidas radarivast, mis näitab seda, mis siis naaberriigis tehakse ja milliste asjadega seal sõidetakse. Eks ta näitab neid ka, milliste asjadega meil sõidetakse, et väidetavalt pidi olema võimalik kilomeetrite kaugusel inimene välja suumida, nii et on täpselt teada, mis paadis toimub. Et seda võiks siis inimesed meeles pidada, et kui te tahate piirivalvel ütelda, et teid on 10 asemel 2, et seda nad näevad kohe ära, kui on lahtine laev. Tundub nii, jah. Nüüd sõidame koolimajast mööda. Pood ja koolimaja peavad ka kõrvuti olema. Koolimaja on siis selline, et teda võib nimetada siis ikkagi endiseks koolimaja. Endine koolimaja, kas see oli 88 või kuna seal viimased 3 õpilast oli ja need koondati Räpinasse. Aga kunagi siis oli 2000 inimest ja siin oli õpilasi küllaga. No kindlasti, jah. Ja praegu on õnneks läinud niimoodi, et vahepeal kollitas Piirissaart ju tulekahju koll. Need olid mitu tükki on neid ajaloo jooksul olnud. Et nüüd on pikemat aega olnud nagu rahumajas. Et kuidas saare elanikud on saanud siis ka sellist korralikku teavitustööd, kuidas oma asju parema joone peal hoida. Ja see nüüd ongi põhjapoolne ots juba hakkab paistma. No siin need majapidamised on siin saare põhjapoolne ots. Et siin tuleb ka eraldi kanal, et saavad siit veel liigelda maja eest siis ikka järve peale. Käisime ja sõitsime mööda saart ringi, ühtegi inimest ei ole, siis me leidsime ikka ühe leidsime, see on saarevaht Toomas, tere! Tere! No võt nii, päike paistab, ilm ilus, kus inimesed on? No inimesed on kõik rahulikult oma koduses, kütavad omal kodusid soojaks ja tänase külma ilmaga. No, et jah, selline -15-16 praegu siin on või sul on teised andmed? Sama kuskil, jah.
no vot jah, mütsi sai kanna ikka ja. No hetkel korraks nagu õue tulla, tuult ei ole, siis võib. No nii jah, aga see on sul üks aparaat, millega sa kindlasti liigud, see on talvel asendamatu asi. Seda küll jah, et selle aparaadiga saab ikka mandri vahelt liigelda ilusti ja kui vaja kedagi abistada, siis täpselt samamoodi sellega ikkagi on parem kui mingi muu asjaga. Sellel aastal pole ju kordagi sula teinud ka, nii et saad sellega sõita veel kevadeni välja. No nii kaua kui jääd on ja nii kaua kui piirivalve peale luua. Vot see on, nurgas on seal üks tore asi. Seisab, selle nimi on siis Valge Tonn. No jah, ei hakka ütlema, kuidas ta rahvast nimetab, aga... Aga see on sul mõeldud selleks, et sa paned selle endale saani järgi ja viid inimesi siis? Jaa, kui vaja, siis nii saabki kõik kaupa ja inimesi tuua ja viia. Kuna viimati reisi tegid? See oli nüüd eelmine neljapäev. No võt, nii tihedamini pole nagu tarvis ka. Ega ta väga mugav ei ole, aga see reis kestab ju natukene aega ainult. No jaa, kuskil sõltub sellest, kuidas see jää parasjagu on, konarlused ja asjad kõik, et no kuskil 20 minutit. Mis on saare peal praegu kõige suurem nagu rõõm ja mure, kui võtta kokku? Ma rõõm on sellest ilusast ilmast ja et mõnus ja vaikne. Aga mure on, mis murede nimekiri jälle kui kindlasti pikk. Ei, no muresid tegelikult ei ole, sest et kõik rahvas, kes saarel on rahul ja sellega, mis täna on ja nii, et ei saakski öelda, et meil mingid mured oleksid. No ja igasugune ühinemine, igasuguste valdade, nende asjadega läks nii, et läks paremaks. See oli nii ammu juba, et täna on juba rahvas sellega nii ära harjunud, et ei ole enam see 6 aastat tagasi oli see aktuaalne, 7 aastat tagasi. Saarevaht jääb täpselt öelda ka, et palju siis täpselt inimesi Piirissaarel elab? Praegu, no niimoodi täpselt nüüd ühe inimese täpsusega ei saa öelda, aga circa 18 on. Nojah, ja ega need ajad, kus oli 2000 umbes, et need olid sellised kauged ajad ja ega nad tänasel päeval iialgi ei saa taastuda ja loomulikult. Ei, seda küldasti jah, et see on siin sajand tagasi ja peale. No vaat on. Piirissaare on ikkagi selline turismisaar. Selles mõttes, et kohalikud elanikud on sellega rahul ka, et suvel ikkagi vaata, et ei mahu käima teada. No turismisaar jah, mõnes mõttes ta on, see turism on läinud nüüd mõned aastad tagasi läks nagu aktiivsemalt käima, et on rohkem turiste, aga ega suvel on siin ikkagi kuskil 150 inimest peal, et ei saa öelda, et ainult turismisaar. Nii et see on, ja neid inimesi, kes on lausa sisse kirjutatud, neid on ikka arvukalt. 100 on. Lausa jah? No võt, ja tuleb siis eks see maksuraha ka siia. No maksuraha läheb jah, mitte siia, aga valda läheb, Tartu valda. Tartu vald siis jagab siit ka. Aga Toomas, aitäh rääkimast. Edu ja kõike sellist kordaminekuid, et head paksu jääd ja et see jää siis lõppeks ruttu ära, tuleks vaba vesi. Jah, et see nagu see, et ootame sügiselt alati, et tuleks suur külv ja teeks kõva jää ja siis kevadal hakkame ootama, et tuleks nüüd suur sula. Nii on. Edu ja aitäh sulle. Kõik head. Kõike head. No võt. Nüüd on vaikinud mootorimüra ja inimeste rõõmus sagin selle suure laeva peal, mis on siis kive täis laotud ja tegelikult, Mart, see on siis see asi. See on üks vana iidne liivapraam. Liivapraam jah, eks need kunagi seal Pihkva ja Tartu vahelt käisid või muid liine ka sõitsid. Liiva ja mis kive, praegu peab kive, aga muidu vedas liiva. Ja aga siia on ta andnud jah, kalda kaitseks, et need laine ja vesi ja ikka kaldaserva nagu ära ei lõhuks. No aga see on umbes selline, kui rahvas on näinud seda koitu, mis sõidab ringi ju. Tegelikult midagi umbes sarnast. Jah, me oleme edasi, oleme kapteni silda ka. Vaatame kapteni silda ka, et äkki saame hääle sisse. Sellel aastal oli poole suveni peaaegu oli vesi siin sellel. Nii, ühtegi luuki lahti ei ole. Ei saa luuki. Libe ka, jah. No, nii, siia me nüüd jääme. Rool on alles. Rool on alles ja mootorit ei ole enam. Mootorit vist ei ole, aga näed, siin on pargas ka veel järgi. Ega ta ainult üksi sõitnud. Muidugi, see kogu see koosseis oli tegelikult mõndadel juhtudel isegi selline 100 meetrit pikk võis ju vabalt olla. Aga praegu ta lihtsalt siis kaitseb
kaitseb selle eest, et ei tuleks laine suuresti sinna majadeni lausa välja. Jah, no nüüd on kõik kõrged ette kasvanud, aga eks siin kunagi vaba vesi ja siis selle eesmärgiga siia pargiti. Ja see on küll tore sõit, nüüd tuled teada, et see on viimane kord ja kapten... Piirissare Titanic ja see on isegi Google Mapsis on nagu vaatamisväärsusena kirjas, et siin turistid käivad ja et on siuke huvitav koht. Ma arvan, et selle laeva peal nüüd käiakse, on käinud rohkem rahvast just peale seda, kui ta seisma jäi. Et sellel ajal, kui ta oli sellises kasutuses, siis käis siin vähem rahvast. No, nii palju huvi pakkunud, kui ta praegu pakub. Niisiis, Piirissaare Titanic Google Mapsis kirjas. Kui saarele satute kindlasti, käige siit läbi. See asjaomased inimesed saavad natukene rääkida ajalugu juurde ka. Väikene tiir on nüüd saare peal tehtud. Talvine Piirissaar on hoopis teise sellise mekiga kui suvine, nii nagu igal pool mujal ka. Et tasub ikkagi vaadata. Vaadake Kihnu veeteede lehekülg üle, seal on kenasti kirjas, kuna ja millistel põhjustel saab hõljukiga Piirissaarele tulla. Kolmapäev on väga hea päev, siis on hästi pileteid saada, tulete paariks tunniks saarele, käite tiiru ära ja hea elamus on kindlasti kindlustatud ka. Kõlas signaal ja lehvitame seal Timofeile, kes jäi meid siis ka kai peale ootama. Nüüd otsustas Mart, et teeme väikese tiiru siis ümber saare ka, millest peale televaatajale väga põgusa kokkuvõtte teeme, siis kuidas on üks arvas Piirissaar välja nägemas talvisel ajal ka sellist rakursist nagu naaberriigi Venemaa inimesed seda näevad. Niisiis, meil on Ankrusõjas saade praegu pisut lõppemas ja reisijad ütlevad, et ära ikkagi mine ümber saare. Kõvasti käinud rüsa, jah. Hea, et oli reisija peal, kellel on mõistust ja me ikkagi ei sõida seda rüsi jääst läbi. Aga teisi inimesi me kutsume ikka saare peale. Kolmapäev on hea päev. Vaadake, kirjutage Piirissaare praamotsingusse, sealt tuleb kohe ka Kihnu veeteede lehekülg, kus saab osta pileti. Ja kolmapäeviti väga mõnus sõit saarele. Paar tundi saare peal juba sõidab hõljuke tagasi ka. Aitäh vaatamast ja kõige head! Ma kardan, et kui hakkab niimoodi lappesse minema, siis ta läheb käest ära. 90 tunnist. Ma tahan tagasi. Viid siit, paisad selle pilukule. See